tulles siia Garaži, siis ei osanud midagi oodata, aga emotsioonid on suurepärased, et pean tunnistama, endale tuhka pähe raputades liiga palju ei ole teatrisse või kuskile siuksesse kultuuriüritusele jõudnud kontsertitele. Tõsiselt pani täitsa mõtlema, et peaks ka ise sinna rohkem kontsertitele jõudma. Täna toimus siin Light Grey tiimi peamajas või garaažis või kuidas me teda kutsume. Toimus tegelikult Crosscardi 2026. aasta sprindisarja avaüritus ja meil algab juba 4. hooaeg. Publikule võib-olla on erisus see, et me proovime tulla rohkem nagu publikule lähemale sõitma, et nii Pikerneki kui lauluväljaks, samamoodi Tartus Rally Estonia ja Paide ralli, et me võiksime olla päris nähtaval, et võib-olla varasemalt on mõned etapid sattunud küll Crosscardi sõitjatele meelepäraselt kuhugi metsateedele ja võib-olla publikule raskemini ligipääsetavaks kohtadesse, aga see hooaeg, ma arvan, on päris hästi jälgitav. Meil õnnestub minna 2 uude kohta vähemalt. Üks on siis lauluväljak Tallinnas ja meie hooaeg lõpeb üldsegi Hiiumaal. Ja teine võib-olla selline pidepunkt on, et me teeme ka 2 ralliga koostööd, et Rally Estonial ja Paide rallil oleme siis samamoodi väikse sellise lisaüritusena. Et kui on juba nii palju sellist bensuhõngu ja fänne kokku tulnud, et siis on ju tore, kui saab rallikorraldajatega selle eesmärgi kõik ühendada ja saame oma väikse võistluse ka suure võistluse sees ära pidada. Kuna mul on siin 3 aastat olnud üks sama eesmärk, et ajalugu on näidanud, et pole mõtet kõva häälega välja öelda, aga see vana lause, kui kiiver pähe läheb, siis läheb ka gaas põhja, nii et vaatame, kui põhja ma julgen majutada. See garaaž muidugi on tavagaraažist tibakene erinev, et kui igasse garaaži ikkagi Maria Listrat laulma ei saa ja selliste klassiga üritust teha ei saa, siis siin on see täitsa kohane ja ka muusikud ise tõid ju päris palju lahedaid paralleele selle kohta, kuidas nii muusikas seda rallit on kui rallis ja kuidas nad käsitlesid väga hästi seda 3-rattalist Estonia nimelist võidusõidupilli. Loomulikult erinevad spordiorganisatsioonid käivad bettingufirmadel ukse taga alatasa, siis esimese asjana me hindamegi selle sarja või spordiorganisatsiooni enda elujõulisust ja kvaliteeti ja võimekust minna samm kaugemale ainult sellest tõsiusklikust spordi tegemisest, vaid ka jõuda meelelahutuse tasemele, sest siis kaasad sa oluliselt suuremaid publikunumbreid juba. Ja see suurem publikunumber on loomulikult ju toetaja huvi. Ja teistpidi me oleme ka toetajaks Crosscardist samm edasi, siis Joosep Nõgene ralliteekonnal. Nii et tahame ka näidata, et see Crosscard ei ole mitte meelelahutus Martin Järveoja sugustele siis tippsportlastele, kes käivad meelt lahutamas, vaid tegelikult on ta kasvulavaks just päris rallisportlastele. Sellel hooajal saab kindlasti olema väga põnev sõit, sest juba esimene etapp saab olema selline korralik Eesti-Läti maavõistlus, sest Läti poole pealt tuleb starti Martin Sesks. Meie poolt on endiselt ikkagi stardis ju Martin Järveoja, tuleb ralli poole pealt Joosep Ralf Nõgene, tuleb eelmise aasta hooaja võitja Lukas Orav, tulevad Frederik Mättin ja kõik teised kiired poisid, et see start saab olema väga põnev ja hooaeg loodetavasti läheb sama jutiga, kuni siis kõik need 6 etappi on ära sõidetud. Crosscardi hooaja alguseni on jäänud tänasest 4 päeva ja 4 päeva pärast võistleme Lätis. Kõrgkultuur võiks tulla ka rohkem rahva tegemistesse, et eriti kui on sellised lahedad presenteerijad ka sellele, kes kuidagi suudavad siis rahva enda panna ennast kuulama ja enda ümber, et seda täitsa lahe oli. Ma ütleks, et pole ammu nii lahedat üritust olnud.